Võimalus kujundada midagi arvutiekraanil ja lasta seejärel see vaid mõne tunni jooksul valmis toota on tänu kolmemõõtmelisele printimisele muutunud äärmiselt lihtsaks. Ja see on võimaldanud mul teha palju projekte, alates elektriratastest kuni suruõhul töötavate mootoriteni. Aga viimased 2 aastat olen töötanud oma töökoja jaoks uue seadme kallal. Ise tehtud CNC freespingi kallal. Seda videot toetab GLC CNC. Nendest räägin hiljem lähemalt. Kolmemõõtmelist printimist tuntakse kui lisandtootmist, kus detaili valmistatakse materjali lisades. Seda saab teha vedelavaigu tahkestamisega, nagu Formlabs Form 4L puhul, mis suudab valmistada muljet avaldavalt täpseid ja suuri detaile. Või saab seda teha plastfilamendi sulatamisega läbi tüüsi nagu Prusa Core One'i puhul. Ja mõlemad masinad vajavad jäika raami, et tagada prinditud detailide täpsus. Aga CNC FreeSpink peab tegema samal ajal, kui ta surub suure kiirusega lõikurit läbi metallblokkide. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Selle jäikuse saavutamiseks on raam ehitatud suurtest alumiiniumprofiilidest, mis kinnitatakse omavahel lihtsalt poltidega ja millel on teatav reguleeritavus, et hiljem kõike joondada. Kui ma aga raami haamriga lõin, kõlas see nagu kell, nii et juhuks, kui seda veel kord haamriga lüüakse. Otsustasin raami lahti võtta ja täita selle liiva ning epoksüvaiguga, mida sageli nimetatakse epoksügraniidiks, mis loodetavasti summutab osa vibratsioonidest. Kas see mõjutab lõike kvaliteeti, seda ma ilmselt kunagi teada ei saa, aga kindlasti muutis see kõik palju raskemaks. See on kindlasti palju raskem ja see raam loob kinnituspunktid, millel kõik 3 telge liikuma hakkavad. Ja oluline on, et iga telg liigub ainult oma piiratud suunas, mille eest hoolitsevad need suured lineaarjuhikud. Ja iga telje liigutamiseks kasutatakse neid suuri kuulkruvisid, mis muudavad elektrimootori pöörleva liikumise lineaarseks liikumiseks. Four-stepper motor, which has Tegelikuks mootoriks on aga NEMA 34 samm mootor, millel on palju parem juhtimine võrreldes tavalise käsitrelliga. Ja igal teljel on oma mootor, mis liigutab lõikurit kõigis 3 mõõtmes. Selle masina 4. mootor on spindel, mis on hoopis teist tüüpi mootor, kuna see on mõeldud teravate lõikurite pöörlemiseks kuni 24 000 pöördeni minutis ja selle võimsus on 22 kilovatti. Ja nende mootorite juhtmed saavad kenasti kulgeda läbi kaabliketi, mis jookseb pikitala tagaosa. Rääkides talast, siis seda tüüpi CNC masinat nimetatakse fikseeritud portaaliga konstruktsiooniks, mis tähendab, et sellel on vaja töölauda, mis liigub edasi-tagasi mööda Y-telge. See on väga sarnane mõnele 3D printerile, näiteks Prusa Mark 4-le, kuigi minu disainivalik ei olnud otseselt sellest inspireeritud. Paljudel suurtel CNC friisidel on liikuva portaaliga konstruktsioon, mis sobib hästi suurte materjalilehtede lõikamiseks, kuid sellisel konstruktsioonil võib jäikusest puudu jääda, kuna tala peab liikuma. Samal ajal on täpsemal freespingil, mida sageli kasutatakse metallide töötlemiseks, palju väiksem töömaht. See liigub nii X kui Y-teljel, samal ajal kui spindel on kinnitatud jäiga samba külge, mis liigub ainult üles-alla. Nii et minu masin on nende 2 vahepealne, kus X-telg liigub mööda suurt jäika tala, mis on kinnitatud raami aluse külge ja kannab ka Z-telge. See võimaldab ehitusplatvormil olla suhteliselt suur, kuna see saab liikuda tala alt läbi. See peaks loodetavasti suutma lõigata väikeseid ja täpseid osi minu projektide jaoks, olles samal ajal võimeline lõikama lehti kuni 500 mm nii X kui ka Y-teljel. Kuid kõigi nende telgede juhtimiseks on meil vaja juhtplaati, milleks olen valinud Duet 36 AC plaadi. Seda soovitas mulle teine YouTuber ja CNC ehitaja Ivan Miranda. Sellel plaadil on mõned lahedad omadused, näiteks suure voolutugevusega mootoridriverid, mis võimaldavad mootoritel otse nendele klemmidele ühendada. Ja Etherneti-port internetiühenduse loomiseks. Nii saab seda juhtida mis tahes seadmega, millel on internetibrauser. Täiuslik. Ja kui kogu elektroonika oli paigas, ehitasin masina ümber raami, kasutades veel mõningaid profiile, mis hoiavad õhukesi alumiiniumlehti, et moodustada korpus. Ma ei taha, et mu töökoda oleks metallilaastudega kaetud. Ja kui lisasin mõned LED-tuled, hakkab masin üsna professionaalne välja nägema. Seejärel lisasin ette läbipaistva polükarbonatukse ja küljele Kronsteini odava puutetundliku monitori jaoks, mida kasutatakse masina juhtimiseks. Ja lõpuks ühendasin spindli juhtmed. Aga kui sa kunagi ehitad CNC masina, siis ära jätta lahtist Chang mutrit spindlile. The complete build of this machine is documented in eriti kui see pöörleb vales suunas. Selle masina täielik ehitusprotsess on palju üksikasjalikumalt dokumenteeritud minu teisel kanalil, kus ma näitan ka esimest testi. Tööde hulka kuulus ka tohutu alumiiniumist ehitusplaadi muutmine kinnitusaluseks, puurides sinna 178 auku ja keermestades need.
see teeb detailide kinnitamise ja friiskruustangi paigaldamise lihtsaks. Kogu see masin läks mulle maksma $3955 ehk veidi üle $5000 ning selle ehitamine võttis palju rohkem aega, kui ma algselt arvasin. Ja see hind sisaldab kõike, alates olulistest komponentidest nagu raam ja lineaarjuhikud, kuni lisakomponentideni nagu puuteekraan, monitor ja käsijuhtimise ratas. See võimaldab mul liigutada iga telge sammudega, mis on nii väikesed kui 0,01 millimeetrit. Kui sa oled minu kanalit juba mõnda aega tellinud, siis sa tead, mul on juba olemas CNC frees, mille ostsin umbes 7 aastat tagasi väga väikese eelarvega. Ja ühelt tüübilt, kellel pidi olema keermeliimi foobia. Nii et see ei ole kõige täpsem ega usaldusväärsem masin, kuid see võimaldas mul teha mõned suured alumiiniumplaadid, mida kasutasin selle uue masina valmistamiseks. Aga kui sul ei ole CNC-d ja vajad mõne detaili valmistamist, siis soovitan väga selle video sponsorit, ILC CNC-d, kes pakuvad kiireid ja taskukohaseid CNC teenuseid. Ja ära muretse, sul ei ole vaja teha professionaalset inseneerijoonist. Lihtsalt lae oma 3D-mudel nende veebilehele üles, vali pakutavate valikute seast, näiteks materjal, pind, viimistlus või kõik keermeid vajavad augud ning saad kohese hinnapakkumise. Lisaks on nende tarneaeg vaid 3–5 tööpäeva. Need suured plaadid jõudsid minu ukse taha vaid 1,5 nädalat pärast tellimuse esitamist. Ja ma olen kvaliteediga väga rahul, eriti kui võrrelda seda plaadiga, mille ma ise tegin. Ja nüüd uued plaadid sobivad ideaalselt minu disainiga ning moodustavad minu masina portaali ja Y-telje vahel tugeva toe. Ausalt öeldes soovin, et oleksin ILC CNC-lt palju varem tellinud, sest nende teenindus on suurepärane. Ja kuigi mul on nüüd oma CNC, tellin ma kindlasti neilt veel. Sest nad pakuvad teenuseid nagu 5-teljeline töötlus ja muid materjale, näiteks roostevaba teras. Nii et kui soovid kiireid, taskukohaseid ja eritellimusel valmistatud detaile, siis ära jäta kasutamata nende eripakkumist. Saad oma esimeselt tellimuselt $70 soodustust, kui lähed allpool oleva kirjanduse lingile. Nii et 2,5 aastat pärast seda, kui ma selle masina disainimist alustasin, on see lõpuks valmis saanud. Hakkame siis mootorit tegema. See on alumiiniumplokk, mis on veidi suurem kui see detail, mida meil vaja on, ja me peame masina programmeerima juhiste kogumiga, mida nimetatakse G-koodiks. G-kood on sisuliselt lihtsalt koordinaatide loend, kuhu masin peab liikuma. See võib näiteks öelda, liigu Y5 peale, mis on 5 mm ettepoole, siis liigu X10 peale ehk 10 mm paremale, siis Y0 ja siis X0. Ja nüüd on masin välja lõiganud ristküliku. Aga siin on üks konks, sest need juhised on kõik seotud nullpunktiga, mida sageli nimetatakse töönihkeks. Nüüd, selle ristküliku lõikamisel pole töönihe eriti oluline, kuigi tõenäoliselt on kõige parem nihutada see vasakusse alumisse nurka, et mitte raisata kogu materjali lehte. Aga kui me tahame lõigata midagi palju suuremat, mis on lehe suurusele lähemal, on väga oluline, et asend oleks õigesti määratud. Selleks saame lõikeriista käsitsi liigutada, kuni see just puudutab materjaliblokki. Ja siis, pärast tööriista raadiuse arvestamist, saab töönihke sellel teljel nulli panna. Kuid kõigil 3 teljel täpse seadistamisega võib minna mitu minutit. Ja alternatiiviks sellele on kasutada puudeandurit. On olemas kaubanduslikult saadaval olevad puudeandurid, nagu see siin, mis kinnitatakse spindlisse ja ühendatakse juhtplaadi sisendklemmiga. Aga mulle ei meeldi, et iga kord, kui detaili tuleb mõõta, pean lõikeriista eemaldama. Seega tegin mõned prototüübid ja töötasin välja oma enda lahenduse. See osa siin on anduri kinnitusklamber ja vajab 2 45-kraadist kaldpinda, mille vastu andur toetub, et tagada selle alati samas asendis paiknemine. Ja see kinnitus on masina külge kinnitatud mõne 3D prinditud vahetükiga, et see oleks raamist elektriliselt isoleeritud. Seejärel on andur ise lihtsalt veel üks alumiiniumplokk koos väikese andurinõelaga, mille võtsin kaubanduslikust andurist. Ja see kinnitub kinnitusklambri külge väikese magnetiga. Aga selleks, et see andur saaks juhtlaadiga suhelda, kinnitasin juhtme kinnitusklambri taha ja ühendasin selle signaaliklemmi külge. Seejärel kinnitasin maandusjuhtme ehitusplaadi külge. Ja loodetavasti, kui andur puudutab mingit osa, sulgeb see vooluringi ja juhtplaat salvestab asukoha. Siis saan mõõta ja programmeerida nihke andurist spindlini ning seejärel salvestab masin täpselt, kus töönullpunkt asub. Ma programmeerisin ette ka mõned erinevad mõõtmisjärjestused, näiteks võimaluse mõõta detaili kõiki 4 külge, et leida selle keskpunkt. Ja see töötab üllatavalt hästi, kuigi see on nii lihtne, võib mittejuhtivate materjalide mõõtmine siiski tekitada mõningaid probleeme. Nii et teeme lõpuks Vant Carteri. Mul on veel palju õppida treimise ja freesimise kohta, nii et parameetrid panevad masina mõnikord veidi karmilt tööle, kuid üldiselt olen rahul selle masina poolt toodetud detailide kvaliteediga. Down to a nice cylindrical shape, as well as boring out the center where the
selle detaili ülemine pind saab olema väntkarteri tagumine osa. Seega tuleb see välja puurida, et teha ruumi väntvõllile ja laagritele. Ja puurisin tagaküljele mõned kinnitusavad, et hiljem mootorit testida. Mida saab keermestada lõikeriistaga, mida nimetatakse keermestusfreesiks. Sellel on kaldu lõiketerad, mis lõikavad täiusliku keerme. See säästab palju aega ja vaeva võrreldes aukude käsitsi keermestamisega. Ja siis saab selle töötlusprotsessi poole lõpetada faasimisriistaga, et lisada kõigile nurkadele 45-kraadine nurk. Kui see on valmis, tuleb detail ümber pöörata, et töödelda väntkoja ülemist poolt, mis nõuab uuesti mõõtmist. Kuna detailide asukoht on nüüd muutunud. Ja on oluline, et me määraksime töö nullpunkti õigesti, sest see uus auk saab olema silindri asukoht. Silindri kinnitamiseks olen otsustanud kasutada keermestatud auku, täpsemalt M16 1 mm sammuga keere, mida on väga rahuldust pakkuv lõigata keermestusfreesiga. Ja selle keere põhjus saab hiljem selgeks. Nii et pärast järjekordset kiiret faasimislõiget servadelt kraatide eemaldamiseks saab karteri viimast korda ümber pöörata, et töödelda esikülge, mis vajas mõõdistamist, tasandamist ja palju materjali eemaldamist, et saavutada kena silindriline kuju. Samuti puuriti välja keskosa, kust väljund võll läbi läheb. Because I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these Nii et mootori esimene osa on nüüd valmis, mille töötlemiseks kulus umbes tund aega. Ja samal ajal, kui ma seda tegin, printisin ma sama osaga 3-mõõtmeliselt vaiguga Formlabs Form 4 printeril, mille printimise ja viimistlemise aeg oli umbes 2 tundi. Lisaks printisin ühe versiooni Prusa Core One printeril, kasutades PLA plastikut, mis võttis aega vaid 22 minutit. Siiski ei ole see võrdlus päris õiglane, sest alumiiniumosa seadistusaeg oli umbes 2–3 tundi. See on sellepärast, et erinevad 3D printeritest saan ma lihtsalt importida 3D mudeli, muuta mõned parameetrid ja vajutada printimisnuppu. CNC vajab iga lõike eelprogrammeerimist, kuni lõike sügavuse, tööriista liikumiskiiruse ja isegi kasutatava tööriista valikuni välja. Ja kui sa midagi valesti teed, on väga lihtne midagi katki teha. Nii et kuigi alumiiniumist detail näeb lahe välja ja on selliste osade jaoks nagu see karter kõige tugevam, siis tegelikult ei pea see karter olema tingimata alumiiniumi tugevusega. Oleks olnud palju lihtsam ja odavam see 3D printeriga välja printida. Miks ma siis nüüd otsustan teha õhumootori alumiiniumist, kui need plastmassist mootorid, mis ma varem ehitasin, töötavad täiesti hästi? Osaliselt sellepärast, et ma tahame uut projekti, millega oma uut CNC-freesi proovile panna. Aga ma usun ka, et nende mootorite töörõhu suurendamine võiks aidata tõsta nende efektiivsust ja võimsust. Eriti just selleks, et käitada mootoreid vedela süsihappegaasiga, mis toatemperatuuril on umbes 900 PSI-d. Kuid erinevalt tavalisest suruõhust 900 PSI juures, mille rõhk mootori töötamisel järk-järgult väheneb, peaks vedel süsihappegaas hoidma 900 PSI-d. Kuni kogu vedelik on aurustunud, toimides peaaegu isereguleeruva gaasiallikana. Nüüd, see konkreetne mootor töötab loodetavasti lihtsalt tavalise õhuga 100 PSI juures. Kuna ma alles õpin parimaid meetodeid teatud osade valmistamiseks ja mul on enne CO2 mootori tegemist veel palju välja selgitada, eriti mis puudutab kolvi ja silindrit, sest kuigi CNC-frees on tänu lineaarsele liikumissüsteemile väga hea sirgete joonte lõikamisel, on tal ringide lõikamisel veidi raskusi. See on osaliselt tingitud ajamimootorite täpsuse piirist, aga ka sellest, et masin peab järgima koordinaatide G-koodi süsteemi. Nagu varem mainitud, vajame ruudu lõikamiseks 4 koordinaadi rida, seega 8 nurga lõikamiseks vajame 8 koordinaadi rida. Ja kui me jätkame koordinaatide arvu suurendamist, jõuame järjest lähemale ringile. Kuid isegi 150 koodirea puhul, mille CNC tarkvara genereeris, on see ikkagi kaugel täiuslikust ringist. Ideaalis võiks seda töödelda treipingil, mis teeb täiuslikult ümmargusi detaile, keerutades neid ja kasutades paigal seisvat lõiketerast. Aga mis saab siis, kui teeme vastupidi ja keerutame lõiketerast ümber paigal seisva detaili? Selleks peame valmistama eritööriista, mis nihutab lõiketerast kolvi raadiuse võrra. Sellel tööriistal on keskelt läbi vava, mis on suurem kui kolvi läbimõõt. Ja osa materjali tuleb küljelt eemaldada, et lõiketerast saaks kinnitada. Siiski paigaldatakse see tööriist lõpuks pindlisse ja keerutatakse umbes 10 000 pöördeni minutis. Seega peab see olema hästi tasakaalus, millele ei tule kasuks see, kui ühest küljest eemaldatakse suur kogus materjali. Selle tasakaalustamiseks näeb disain välja väga ebaloomulik, kuna selle külje materjali puudust tasakaalustatakse teiselt poolt materjali eemaldamisega. Ja ma kujundasin selle kasutades oma CAD tarkvaras massikeskme tööriista, nii et loodame, et see on ka päriselus tasakaalus. Seejärel keeratakse see küljele, et töödelda pisike kolmnurkne soon.
Kavatsen kasutada üht neist vahetatavatest lõikeplaatidest, mis kinnitatakse väikese poldiga. Seega tuleb auk puurida ja keermestada, kuid mul ei ole selle keere jaoks piisavalt väikest keermestusfreesi, nii et keermestasin selle käsitsi. Ja sõna otseses mõttes 3 pööret. Pärast seda, kui ma rumalalt salvestamise lõpetasin, murdsin ma keermepuuri ära. See keermepuur oli korralikult kinni jäänud ja see on liiga väike, et seda detailist eemaldada ilma seda kahjustamata. Nii et ma pidin terve uue detaili valmistama ja seekord otsustasin keermestada selle teiselt poolt, mis töötas palju paremini. Siis saab detaili viimast korda ümber pöörata, et eemaldada kogu ülejäänud toorikmaterjal. Ja keskele saab puurida augu, mis tuli keermestada M10 keermega. Nii saan kasutada 12 mm läbimõõduga õlapolti põhiteljana. Nii et väikese lõiketeraga kinnitatuna saab uue tööriista panna spindlisse, et näha, kas suudame saavutada ideaalselt ümmarguse kolvi. Custom's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Tööriist ei olnud mitte ainult hästi tasakaalus, vaid ka kolvi lõpptulemus näeb palju parem välja. Kuna tööriist hoolitseb ringikujulise lõikamise eest, peab CNC lihtsalt vertikaalselt liikuma. Nüüd peame sama tegema ka silindri puhul, mille jaoks õnneks on olemas tööriist. See on avardustööriist ja see töötab samamoodi nagu minu ise tehtud tööriist, kuid sisemiste läbimõõtude jaoks ning erinevalt minu tööriistast saab selle läbimõõtu reguleerida selle nupu keeramisega. Nii et silindri tegemiseks saame kõigepealt tavalise freesi abil teha väiksema augu ja seejärel kasutada avardustööriista, et see õige läbimõõduni laiendada. See nõuab päris mitut lõiget, et saada silinder täpselt õigeks, sest ma tahan, et kolb ja silinder oleksid võimalikult õhukindlad, et ei oleks vaja kasutada kolvirõngaid. Ja see on üsna lähedal. Siiski on selle töötlemisprotsessiga väike probleem, kuna see jätab silindrisse ja kolbile horisontaalsed jooned, mis võivad põhjustada hõõrdumist 2 libiseva pinna vahel. Selle parandamiseks ostsin sisse hõõrumispastat, mis on abrasiivne pasta. Ja kui seda kasutada koos eritellimusel, 3D prinditud tööriistaga, mis avaldab silindrile sisemist survet, peaks see suutma silindri siledaks poleerida. See mootor on nii lihtne, kui üks mootor üldse olla saab. Ja tugineb täielikult minu eeldusel, et kolvitihend paneb selle tööle. Seda seetõttu, et õhu sisselaskeklapp on lihtne kuulklapp, mida avab väike tiht, mis on töödeldud kolvi ülaossa. Aga oluline on, et kolb avaks selle kuuklapi võimalikult ülal oma käigu lõpus. Sest Ventwelli loomuliku geomeetria tõttu on klapi avamiseks vaja vähem pöördemomenti, kui see toimub võimalikult lähedal kella 12 positsioonile. Kui aga kolvi ja silindri tihend ei ole täiuslik ning õhk pääseb välja, siis peab klapp olema kauem avatud. See vähendab oluliselt tõhusust või võib isegi takistada mootori tööd. Teine aspekt, mida tuleb arvestada, on kolvi liikumisel silindris ülespoole tekkiv surve, mis on päris sisepõlemismootori tõhususe seisukohalt oluline, kuid võib selle õhumootori puhul probleeme tekitada. Sest kui kokkusurumistakt tekitab kõrgema rõhu kui varustusrõhk, siis pumpab see lihtsalt õhu tagasi varustusanumasse ja meil on mootori asemel hoopis väike kompressor. Nüüd, kuna see mootor töötab ainult õhuga, võite küsida, miks ma lõikan silindrisse jahutusribid. Kui ma lõpuks toidan mootorit vedela süsihappegaasiga, võib kõrgsurvegaasi paisumine põhjustada suure temperatuuri languse, samamoodi nagu aerosoolipudel muutub külmaks, kui seda pihustada. Seetõttu on need ribid tegelikult silindri soojendamiseks, mis peaks aitama gaasil paisuda ja loodetavasti parandab jõudlust. Nii et kui kolb ja keps on Ventwelliga ühendatud, saab silindri keermega kinnituse abil paigaldada ning väike O-rõngas koos 3 mm kuullaagriga saab silindri peasse sisestada, et moodustada sisselaskeklapp. Nii et kui mootor on täielikult kokku pandud, saab selle kinnitada spetsiaalsele alusele ja suur propeller toimib hooratana. Seejärel, kui suruõhuvarustus on silindri peaga ühendatud, kas see töötab? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Mitte päris, aga just sellepärast ongi silinder väntkorpusesse keeratud. Ja keerates silindrit saame reguleerida sisselaskeklapi ajastust. Kui silinder lastakse madalamale, avaneb klapp varem ja sulgub hiljem. Aga kui see avaneb liiga vara, tekib mootorist tagasilöök. Kuigi klapi ajastust prooviti mitu korda peenhäälestada, ei hakanud mootor ikkagi tööle. Seega otsustasin süstida veidi mineraalõli väljalaskekanalitesse, mis tundub palju aitavat.
ja pärast mõningaid väikeseid klapiajastuse kohandusi tundus, et mootor jõudis kummalisse võimsusvahemikku. Kuid ma pean välja mõtlema, kuidas silindri keeret lukustada, kui olen leidnud optimaalse asendi, sest rõhutoru elastne väändumine muudab aeglaselt klapiajastust. Aga ma ei saaks selle esimese prototüübiga rohkem rahul olla, sest olen selle valmistamise käigus palju õppinud. Ja nagu varem videos mainitud, on kogu minu CNC masina ehitus põhjalikumalt dokumenteeritud minu teisel kanalil, TimStation. Nii et kui sind huvitab muu lisasisu, mille olen kokku pannud, siis mine vaata seda ja telli kanal. Aitäh vaatamast!